Tere! Et täna siis on loeng, õigemini praktiline intervjuu tootearenduse teemal ja minu kõrval on siin Merilin, kes siis räägib iseenda tootearendusest natukene ja mõtiskleb sel teemal, et kuhu tema on jõudnud selle aja jooksul, mis ta on tegutsenud. Ja nagu te näete, meil on ägedad kõrvarõngad. Nii et nendest me hakkamegi rääkima. Et ma annan talle sõna sellepärast, et tema teeb oma töödest palju rohkem kui mina. Ja tere, mina olen Merilin ja räägin siis sellest, et kuidas sai alguse see, et ma hakkasin tegema vineerist kõrvarõngaid. Et kõige alguses tegelikult, miks ma üldse sellise asja juurde sattusin, et ma läksin õppima disleriks umbes aasta ja rohkem tagasi. Ja siis seal puutusin hästi palju kokku puiduga ja mulle tundus, et see on väga äge materjal, millest võiks midagi teha. Ja kuna mulle õudselt meeldib kunst ka, siis kuidagi sai need valdkonnad ühendatud ja tegelikult hästi selline endalgi üllatuslikult kõik käis nii kiiresti ja üks asi viis teiseni, et alguses kõigepealt ma tegelikult ostsin endale koju ühe masina, mille peal ma proovisin ise teha neid väikseid tehteid ja siis esimesed olid, mõned kujundid on poest ostetud ja ma proovisin neid siin auke teha. Ühesõnaga oli selline päris korralik ebaõnnestumine ka alguses või nagu vaatasin, et ei ole päris see, mida mina tahaks võib-olla kõrva panna ja neid konksude asjade leidmine oli ka päris selline paras peavalu, et milline täpselt võiks sobida ja millised üldse võimalused on, et see oli alguses päris keeruline ja kõigepealt ma võtsin kogemata liiga suure portsu ette, ma tegin igasuguseid võtmehoidjaid ja kõrvarõngaid ja magneteid ja kõik olid eri värvides ja eri stiilis. Ma kuidagi olin selline natuke laiali valgunud, aga siis sõbranna üks hetk ütles, et kuule, et äkki sa võtad sellise kindlama sihi natukene. Ja siis kuidagi juhtuski nii, et ma mõtlesin, et okei, ma teen siis sellise esimese kollektsiooni, teen üldsegi mustvalge, et on selline natuke rahulikum, võib-olla jõuab. Ja siis oligi nii, et täitsa esimesed lõikasin välja vibrasaega ise, aga ma mõtlesin, et nii ma väga kaugele ei jõua, sellepärast, et kui käsitsi neid igat kujundit lõigata, siis väga omanäoline on küll, aga samas see hind läheks väga-väga kõrgeks tootele, et siis ma vaatasin, et peab midagi muud välja mõtlema. Ja jõudsin siis sellise lahenduseni, et ise teen kujundused, aga ikkagi lõikab selle välja siis selline pink nagu laserlõikur. Aga siis olidki esimesed olid sellised mustvalged. Ja sa võid ligemale näidata. Sellised mustvalged. Siis esimeseks ma tegin loomasid hästi palju erinevaid, sest kuna ma ise olen hästi suur loomafänn. Aga kuna ma tean, et kõik inimesed ei kanna loomi kõrval ja mõtlesin, et sihtgrupp võiks olla natuke laiem ka, kui võib-olla nagu selline, ma ei tea, kes nooremapoolsed. Ja siis ma tegin ka mustvalgeid kujundeid. Neid ma praegust kaasud oli võtnud, aga samamoodi siis mustvalged ja panin siis sellised lihtsad alused siia taha lihtsalt paberist. Ja esimesed tagused olid ka tellitud ühelt testilehelt lihtsalt, aga kuna hästi paljudel on allergiad kaasa arvatud minu enda perekonnas ka, siis ma mõtlesin, et oleks hea, kui see tagus oleks selline, et kui inimene ütleb, et mul on allergia, siis ma saan kohe öelda, et aga see ei tähenda, et sa ei saa neid lehteid kanda ja siis leidsin kirurgilisest terasest tagused koostöös ühe kullasepaga, kes lihtsalt ütles, et kuule, selline võib olla üks hea lahendus. Ja nüüd ongi nii, et nendel uuematel lehetel, mis ma siis otsustasin ka värvi lisada, sest ma tegelikult endale väga meeldivad värvid ja siis tuli ka kevad ja kuidagi läks kõik selliseks värviliseks, siis igasugused uued ehted on sellised natukene värvilisemad ja neil on juba kirurgilisest terasest tagused ka. Ei ole väga hea näitas. Aga siis selle tooteümbrisega seoses mul tuli veel selline asi meelde, et esimese lasin siis välja ja vaatasin, et väga kirbukiri on, et neid väga lugeda ei näinud, et mis on ingliskeelne, eestikeelne ja võib-olla ka see, et natuke liiga palju teksti. Ja siis jällegi sai natukene mõeldud ja siis kujundatud ja siis kõige uuematel ehetel on siis selline, et saab ikka inimene lugeda ka seda, mis siin kirjas on ja natuke kokkuvõtlikumalt on asi kirja pandud. Aga jah, kas sa tahad äkki küsida midagi? Jaa, tahan hullult küsida. Põhimõtteliselt ma saangi aru, et tegelikult see algus oligi sellisest nagu kahest kirest kokku asi. Ja mis su motiiv oli selles, et sa nagu
tuli mõte, et hakkaks oma ettevõttes ehteid tootma? Mis mu motiiv oli? No alguses ma tegin lihtsalt seda, et kuna ma ise olen väiksest peale, mul on terve tuba olnud kõrvarõngaid päris täis, siis mulle jubedalt meeldisid kõrvarõngad ja mõtlesin, et teen alguses lihtsalt endale. Aga kuna inimesed hakkasid märkama neid kõrvas, käes arvud, ütleme siis lähituttavad ja tahtsid ka, siis üks hetk ma mõtlesin, et ma olen alati mõelnud, et peab tegema tööd, mida sa armastad. Ja siiamaani olen teinud ka. Ja mõtlesin, et aga äkki saab sellest kasvada kunagi välja päris töökoht, et see oleks väga tore. Eks praegu olen siin arengufaasis veel, aga ma arvan, et see tuligi kuidagi sellest, et ma tahtsin teha midagi, mis mulle väga meeldib ja loodetavasti tuleb välja ka, sest et tundus, et pandi tähele seda ja siis kasvaski kuidagi, et võtan julguse kokku ja proovin seda ettevõtlusasja siis ka. Ehk siis kui teil on igapäevaelus selline olukord, et inimesed märkavad, kommenteerivad midagi, et oi, sul tuleb see hästi välja, siis see võib olla ka üks koht, kus nagu ammutada ideid. Ja täpselt samamoodi, et inimesed mõtlevad, et kunst ja tantsimine, et seda kunagi ei saa ettevõtlusse kasutada, saab. Et kui sa leiad nagu ilusa nagu kombo, kus sa tõmbad kaks võib-olla vastandlikku puutöö ja kunsti kokku, siis võitegi luua midagi sellist. Et tegelikult, kui ma mõtlen seda, et praegu turule vaadates neid kõrvarõngaid ja nokitseid on tohutult palju, on ju. Mingi vahe kõik tegid nendest kristallidest käevõrusid või siis ka ehteid, on ju. Ja, et kuidas sa nagu tunned, et kas sul oli võimalik, leidsid viisi, kuidas eristada nendest? No ma hästi siiamaani vaatan kogu aeg lahtadel neid ehteid ja mõtlen, et mis on siis teistsugune. Ja ma olen leidnud seda, et no see kindlasti metoodika, kuidas tehakse hästi palju, kui just vineerist tehakse, siis on nii, et nad on ühevärvilised, ehk siis on see ajakulu viidud hästi miinimumini ilmselt, et üks värv peale. Aga mina nagu ise olen mõelnud siin, et just, et nad oleksid nagu siuksed veel rohkem eristuvad, ehk siis võib-olla jääks veel rohkem silma ja samas ka see, et sa ei leia päris, sama vaari võib-olla ühe võid leida, aga samas maalimisel kunagi täpselt sama ei tule, et siis kui sa ühe värvi paned, siis on lihtsam leida teisel inimesel tänaval veel täpselt okei roosad. Aga kui sa nagu kombineerid neid värve ja teed nagu niimoodi võib-olla ühest tehed 5 tükki, siis tegelikult see on palju ainulaadsem, et ma olen mõelnud seda küll, et ja väga värvikirevad on ka, et kui ma käisin just ühes poes vaatamas, mis on väga äge pood Tartus, siis vaatasin just neid vineerist ehteid, et mõned jätavad üldse värvimata. Aga need, kes on siis värvinud, siis mina nägin jah, et enamasti on ühe värviga. Siis mõtlesin, okei. Et see on sinu nišš nii. Ja praegu, et loodan siis. Ja räägi mulle ka natukene sellest tootearenduses just selle lakkide teema. Et see oli nagu üks see, mis peavalu sulle ka tekitanud. Et kuna on tarbese, siis akrüülväriga ma olen enne ka kokku puutunud, sest ma olen kunstivaldkonnas töötanud, aga siis ma mõtlesin, et see ju kulub, et tuleb mingi lakk sinna peale leida ka, et oleks asi püsivam. Aga see ei olnud nii lihtne, nagu ma arvasin, sellepärast, et proovisin igasuguseid lakke. Ma ei tea, mul siin kuskil on mingi katsetus ka, ostsin päris mitu varianti ja lihtsalt tõmbasin peale, vaatasin, et see värv läks üldse kohati laiali. Et jooksis mul terve see töö. Tõmbasin lakiga üle ja mõtlesin, et oi, nüüd läks halvasti natuke. Ja siis mõtlesin, et okei, et ostan uue alguses. See ei olnud väga nagu sellist allaandmistunnet, aga siis, kui ma olin juba proovinud päris vist 3 ja raha oli ka läinud, siis mõtlesin, et ma ei tea, kas üldse leidub selline lakk siis, millega saab või et mis ma valesti teen. Aga ma hästi palju küsisin abi nagu ka kunstipoodides ja kirjutasin meile päris paljudele, kes võiksid asjast nagu midagi teada, et mida ma siis valesti teen või et mida ma saaks paremini teha. Ja tegelikult ma sain päris mitu näpunäidet küll ja nüüdseks see lakk, mis praegu kasutan, mulle tundub, et see on väga-väga hea ja vahepeal võib isegi lakk olla õige, aga see, et ma tegin seal vahepeal mingi faasi valesti või olin kannatamatu, et siis see võib ka nagu tegelikult määravaks saada. Et jah, ei tasu alla küll anda, praegu võib öelda. Ja tegelikult edu nagu siuke pandiks ongi siis inimestega suhtlemine. Et sa nagu räägidki, mis su plaan on, mitte et sa hoiad oma äriideed võimalikult saladuses ja siis üritad oma ette seda jalgratast kuskil salaja leiutada. Et tegelikult inimesed tegelevad ja kõik on ju spetsialistid ja käest saabki küsida. Ma arvan, et see kirurgiline metall on väga tugev nišš sul on ja see tuligi puhtalt lihtsalt juhuslikult, et Kullasepp ütles, et noh. No ja need kontaktid on tulnud niimoodi, et ma Kingi abisse kirjutasin ise. Ma kirjutasin hästi paljudesse poodidesse, et kas nad tahaks müüki võtta.
ja siis sealt vastati ja hästi, ma olin nii üllatunud, et kuidas inimesed tõesti nii sõbralikud vastavad võõrale inimesele nii pika kirja, et kuidas veel seda toodet arendada, et hästi palju tuli sealt poolt, et see üldsegi kiri sinna taha, mina alguses, ma mõtlesin, et lihtsalt mul oli täitsa tühi, mul ei olnud ühtegi kontakti ega midagi. Ja siis ütlesid, et me anname sulle veel siit kontakti, et mine sinna kullasepa juurde, küsi, mis liime kasutada. Alguses mul oli üks teine liim, et täpselt oleks see õige eheteliim, et see püsiks sul seal ikkagi, et nagu lihtsalt hästi-hästi sõbralikult ja jagasid seda infot niimoodi väga lahkelt ja järjest tuli juurde midagi ja siis jälle tundsin ise ka enesekindlamalt, et see asi on nagu päris hea, mis ma lõpuks pakun, et seda ma tahtsin ka algusest peale, et ei oleks mingi sihuke, ma ei tea, käe põlva otsas tehtud ja ise arvan, et on hea, et ikka oleks. Ja. Et tegelikult see ongi see võti ja kui sa hakkad midagi tegema ja sa räägid reaalselt sellest kõigile, siis alles siis hakkavadki asjad nagu uksed avanema. Et kas sa enda jaoks ka määratlesid ära sihtrühma enne, kui sa hakkasid tegema, et kes oleks need potentsiaalsed kliendid sinu jaoks? Mõtlesin küll selle peale, et ma loodan, et ma siis nüüd ülesini pöörda, aga mõtlesin, et kõik, kellel on kõrvarõngaaugud põhimõtteliselt, sellepärast, et kuna ma teen ka neid tagasihoidlikud kõrvarõngaid natukene nendele võib-olla, kes tunnevad, et ei ole sellised värvised ja suure tehtud nende teema. Ja kui ma ka lahtedel olen olnud, siis tegelikult alguses oli küll mingi vanemad naised tulid mööda, siis kui ma oleks 20 aastat noorem, et siis ostaks. Aga siis mõtlesin, minu ema on ka 50-ndates on ja tema väga suure rõõmu kannab, aga just peadki, ma tunnen, kuna see valik on nii lai, siis lihtsalt võib-olla inimesed ei peaks nagu selles mõttes kartma seda, et siis ma olen ka julgustanud, et siin on nagu igasuguseid neid, et ei ole kõik sellised suured ja väga värvilised. Et tegelikult ma ise arvan, et nüüd olen vaikselt näinud ka, et ega seal oli vanemad ka, kes julgelt nagu võtavad. Eks oleneb inimese suhtumisest ka, et kuidas ta ise tunneb, et kas sobib kanda või mitte. Aga ma ise arvan küll, et see vanusegrupp võiks olla päris lai. Ma arvan, et seal kuni teismelisest kuni vanematele. Ja kogu aeg sa oma disainis siis lähtudki nii-öelda kasutaja või tarbija kesksusest ehk siis järjest vaatad, mis inimesed annavad tagasisidet, on ju, ja kuhu sa võiksid areneda. Et põhiline tagasiside, kuna ma olen ka kasutaja, siis ongi see, et nad on kerged, et vitriin annab, annab selle nagu võimaluse, et ta on kerge ja siis see allergia teema, et siis oleks nagu kasutaja sõbralikum ja kas alustades ka sellest, et ei ole nii kribu tekst on nüüd, aga ja et hästi palju mulle tundub, et sa lähtudki sellest kasutaja sõbralikust. Ja ma hästi julgelt küsin tagasi alguses ka, et ma olen teadlik, et kui sa oledki selle toote arendamisprotsessis, siis sa ei saa kohe teha kõike õigesti ja hästi, et aga ma olen kohe öelnud, et palun öelge, kui midagi on, et mida saab veel paremini teha või mingid mõtted või kas kõrvas mingi kuju on mugavam kui teine, ilmselgelt mingi kuju on mugavam kui teine. Aga pluss ma vaatasin ka mingid värve näiteks, kui tuleb kevad, et mis on siis nii-öelda need värvid, mis on rohkem võib-olla moes või mis rohkem liiguvad, et mis riided inimeste, et oleks lihtne kombineerida ka, et kui on midagi parasjagu moes, et siis võib-olla neid värve on rohkem valikus, et siis kõiki selliseid asju. Aga kui sul oleks näiteks võimalus laserlõikur endale osta, kas siis see muudaks sinu ärimudeli kasumlikumaks või siis tegelikult on odavam seda teenusena sisse osta? Tegelikult ma ei ole seda ostmist uurinud, et kui kallis see masin on, kuigi ma tean, et tavaliselt ikkagi keegi osutab seda teenust, kuna see masin seal, kus mina tellin, on kogu aeg 24/7 töös ja ta on päris suur. Pluss see, et programme läheks vaja ka, mis kindlasti ei ole tasuta, et seda ma pole veel tegelikult isegi kaalunud, et kas see tuleks nagu nii-öelda, et kas mul oleks mõtet mingi hetk äkki osta. Aga võimalik, et on ka väiksemaid variante, et ei pea kõige suuremat ostma. See on siuke mõte. Jah, teiselt poolt tegelikult ei tasu ka karta seda, et osta seda teenust sisse, seepärast me kõik ei pea nagu endale omistama, vaid meil ongi mõistlikum tihti leida see koostööpartner, kes seda teenust pakub. Seepärast, et ta võib-olla teeb soodsamalt ja hoolduskulud ja asjad jäävad ära. Jah, või seda võib küll öelda, et neid hinnapakkumisi võib küll küsida, et seda on võrdselt uskumatud suured vahed, aga et selles mõttes ei tasu kunagi ühte kohta kirjutada, et siis ma juba vaatasin, et okei, alguses vaatad neid hindasid, et ei tea, kas see hakkab, aga siis saad teise ja vaatad, et võib küll teha. Aga ma küsiks ka selle müügi või turunduse poole pealt, et mis on need strateegiad, mida sa oled nagu kasutanud, et kuidas nagu kus ja kuidas müüa? Ma tunnen, et see on kindlasti koht, kus ma kõige rohkem veel pean arenema.
aga ma olen käinud laatadel ja mul tunne, et see on selles mõttes päris hea variant, et inimesed tahavad tihti nagu tulla kohale, nad tahavad seda ise katsuda, nad tahavad kõrva proovida, võib-olla tahavad seal peeglist vaadata või võrrelda, mis variandid on. Siis ma olen interneti teel ka päris palju saanud müüa. Seal on siis väga oluline see, et kuidas seda fotot teed, et oleks nagu, sest vahepeal ma tunnedki, et kui sa teed halva pildi, siis see ehe võib ise ilusam olla, aga see pilt natuke rikub nagu ära ja inimene siis ei saa päris seda aimu, millega on tegu. Aga Instagramis hästi palju, kui panen nagu uue portsu, mis olen maalinud, siis tavaliselt tuleb hästi palju tagasi, et mina tahan täpselt neid, mis ta siis on sealt välja valinud. Et ongi tegelikult Facebook, Instagram ja siis on e-pood mul ka hetkel, kus saab vaadata ja osta jaga.ee-s. Et selline lihtne keskkond minu arust hästi kasutajasõbralik, et ei pea väga oskama mingit sugust IT. Et jaga.ee on juba see, mida ma rääkisin just selle jagamismajanduse stiili näitena, et sarnaselt nagu Bolt on, et on ka jaga.ee väga nagu äge koht, et elektroonne kirbuturg nii-öelda. Et ja kasutajale tegelikult väga sõbralikuks tehtud tasuta on ju, et sa saadki oma tooteid seal müüa. Aga kuidas nagu on toiminud selline müügistrateegia inimeselt inimesele ehk siis nagu selliste müügiagentide kaudu? Ja kõige hiljutisem näide võib-olla on mu ema. Emad on ikka suurimad fännid. Tema siis ise kannab neid ja muidugi kõik tema õed ka. Töötavad juhtumisi samas lasteas ja siis ta kolleegid siis nägid tal kõrvas neid ja ütlesid, et tahaks ka proovida ja vaadata. Ja mu ema siis ütles, et võtab kaasa kõik need ehted, mis mul on, et paaris päevaks, et ega mul ei ole neid ju siin Tartus korra nüüd niimoodi vaja. Ja siis üllatuseks mulle ka ütles, et müüs 18 paari maha neid, et kõik tulid sealt kokad ja kes tal seal vaatama ja ostma tulid, et kõik olid enamasti mitu paari ostnud. Ja siis mulle tegelikult tundubki, et hästi paljud on öelnud ka, et nägid kellelgi teisel või nägid kõrvas ja siis nagu hakanud uurima selle kohta, et tegelikult see ju keegi kannab. Siis kaasa arvatud, ma ise proovin ka hästi palju kanda, et siis tekitab küsimusi ja tekitab võib-olla mõtted, et kus sa said ja tahan ka. Et mulle tundub, et see toimib tegelikult väga hästi, see justkui keegi kannab. Ja, et te võitegi vahepeal mõelda, et kes teie kliendid on, kes aitavad teil teha teie tööd. Ehk siis teie eest selle töö ära ja võib-olla ka pakkuda neile niisugust nagu kindlust juurde, et nad võivadki seda infot jagada ja pärast saavad mingi kingituse näiteks mõttena. Et ma hea meelega täpselt samamoodi, kui ma jagan seda infot, inimesed tulevad juurde, ma jagan ja võib-olla ka klientidele anda mingi meene nagu edasi andmiseks, et inimestel oleks meeles see nagu internetist välja otsida. Või et kus saab nagu üldse osta. Mul tuli see ka meelde, et üks sõbrana mul on tänapäeval hästi popid need bloggerid. Ja ta on päris selline, võiks öelda kuulus ja tema ise kusjuures ütles, et kas sa tahad äkki netiturundust ka teha, et võiksin teha sulle reklaami ja siis oligi tegelikult nii, et ta tegi ühe selle blogi lihtsalt näites, ma kinksin siis ühe tehted talle ja ühed kinkimiseks, et ta teeb see giveaway. Ja siis pärast seda tegelikult mul tuleb meelde, et mul hakkas väga palju seal Instagramis täiesti minule võõrad inimesed lihtsalt hakkasid selle lehega liituma, et ta justkui levitas lihtsalt seda laiema liikuna, sest ka võib-olla kellel mina ei jõuaks ise, aga see ka tegelikult väga toimis. Ja, et toodete puhul tegelikult see toimib paremini. Et kui mina mõtlen oma teenuse peale, siis minul nagu Facebook või Instagram väga ei toimi. Aga kui ta ongi siuksem nagu hinna poole pealt siuke nagu mõnus ost teha, et see ei ole nagu nii suur ost rahaliselt, siis inimesed usaldavad seda internetikeskkonda, sest nad tajuvad, et see väärtus ja see kaotus nii-öelda, et kui ei meeldi isegi, kui see toode kätte tuleb, on tasakaalus, et see risk on nagu maandatud. Et hästi palju tulebki mõelda turunduses ja müügistrateegias selle peale, mida sa müüd. Et tehted on väga siuke kindel teema. Ja nii-öelda influencereid ehk siis mõjutajaid kasutada on väga nagu mõnus. Aga sul on mingid rasked hetked ka olnud või? Ämblik peas. Õnneks on väga meeldinud. Ja muidugi on olnud, selle lakiga oli üks suuremaid ja alguses, kui ma hakkasin neid nii-öelda ise masinaga lõikama, siis ma ei tea, kas ma ei tundnud selle peale, et on selline nii-öelda teenus, mida saad sisse osta või siis kuidagi lihtsalt ei tundnud see puhul pähe. Igatahes ma mõtlesingi, et kui ma neid seal ise näpukestega lõikasin ja esiteks, et võib näppudest ilma jääda, sest et ikkagi saed ära liigub seal
päris kiiresti ja ajakool oli hästi selline jube ja siis ma mõtlesin ka alguses, et võib-olla üldse ei peakski. Et pluss see, et kuidas nagu ongi see, tegelikult ma teadsin kõrvarõngaid tegijaid on ka väga palju, et kas ma üldse hakkan proovima, et võib-olla ongi see, et lähed sinna liiga massi ja ei eristu ja et võib-olla jah, kõige algus oli see kõige raskem ja siis see laki leidmisperiood, et kui ma olin sobivat lakki, siis oli ka sellised mõtted, et võib-olla teengi siis endale lihtsalt, et noh, seda ma mõtlesin, seda ma ikkagi jätkan, aga jaa, tegelikult ma hästi tänulik, et need vahepeal on, no ma tean, et ise pead ka uskuma ja proovima, aga hästi tore, et võõrad inimesed ka siis, kui ma läksin seal suvalisse kunstipoodi kurtma nii-öelda, siis et võib-olla ei teagi, kas hakkab, siis nemad on hästi ka sellised, et mis mõttes, et mis sa räägid, et vahepeal on vaja, et keegi ütleb, et lõpeta. Aga noh, isegi kui ei ütle, siis tegelikult ma tean, ma olen hingelt selline, et ma pigem võib-olla räägin alguses, et võib-olla ma ei tee, aga tegelikult ma ikkagi siuke, et ei, ma pean proovima. Ja, surud läbi ära. Ja tegelikult siin ongi, et kui ta kirjeldas neid raskusi enda jaoks, siis tegelikult see on tema uuendus või pluss nüüd, et läbi selle raskuse kitsas koha sa tegelikult suudad selle toote arendada veel kasutajakesksemaks ja sa annad selle lihtsalt väärtuse. Et need on need just olnud, mis on nagu andnud selle, tõstnud selle tootearenduse tegelikult kõrgemale tasemele. Ja kui palju sa enne üldse mõtlesid? Nagu, et ma tean, et väga paljud inimesed jätavad asjad tegemata, sellepärast, et neil mõttetasandil ei ole asi perfektne. Et ja mina ei ole see, ma olen selles mõttes ja ma hästi tihti olen tundnud, et ma teen nagu asja hakkan tegema või juba olen tegemas ja siis ma avastan, et oi, et seda ma ei mõelnudki läbi nii-öelda, et ma tegelikult, mulle õudselt meeldib teha ja katsetada. Ma pigem võib-olla olen jah seda tüüpi, et ma ennem katsetan ja siis vaatan poole peale, et oi, mingis mõttes ma tunnen, et see on hea, sest et tõesti, kui ma nagu väga läbi mõtleks siis, või kui ma teaks täpselt ette, mis, ma ei tea, raskused tulemas, võib-olla siis mul tuleks vahepeal hirm, et kas ma ikka saan hakkama või kui ma siin hakkaks täiuseni läbi oleks mõelnud, siis ma arvan, ma poleks ikka veel alustanud seda, võib-olla mõtleks seal mingid detaile, et kuidas nagu on sellega. Ehk siis tootearendust ei saa paberi peal välja mõelda. Et sa saad mingid esialgsed siuksed karjuvad osad nagu likvideerida, aga tootearendus toimub reaalselt praktiseerimise, tegutsemise etapis. Sellepärast, et sa pidevalt, ja see on pidev protsess, sa pidevalt saad kasutajatelt tagasisidet ja seda ei ole võimalik saada paberi pealt kuidagi, et ma kirjeldan paberi peal neile see leht ära, siis nad ütlevad mulle, et tee nii. Et seda saab ainult siis, kui nad kasutavad ja tarbivad seda toodet. Ehk siis tegelikult on oluline alustada ja mitte jääda kinni sellesse nagu staadiumisse, et ma mõtlen kõik perfektselt valmis. Uudis teile, ükskõik kui perfektselt valmis mõtlete, elu tuleb ikka nii, nagu ta tuleb. Ehk siis muutus on nagu üks oluline osa ja see ongi kogu see tervik ongi üks pidev protsess. Et ma arvan, et ükski toode ei saa kunagi valmis. Ja see on, ma arvan, positiivne. Ja, see ongi nagu see, mis on äge. Et sul ei hakka nagu igav, et kui sul oleks nagu see, et see toode saab valmis on ju, siis sul hakkabki igav, sul ei mitte midagi teha, sellepärast, et kõik liinid ja asjad kõik toimivad on ju. Et see on nagu see suhtumine, millega sa võiks ka oma äriplaani ja ideesse suhestuda, et kogu aeg areneda ja mõtelda, kuhu ja mis ja nii edasi ja tegutseda, sellepärast, et mõttetasandil need asjad ei muutu. Aga räägi siis oma tulevikuplaanidest, et sa mõtled nagu... Mul on tegelikult päris mitu nii-öelda plaani. Kindlasti ma tahaks mõelda midagi meestele ka vineerist, sest et tegelikult puit, ma arvan, see sobib kõigile, sest lihtsalt on nii mõnus, looduslähedane. Ja samamoodi naistele juba rohkem edasi ka neid käevõrusid ja kaelakäesid, selliseid. Ja samas mehed kannavad ka tänapäeval igasugused nahkpaelaga käevõrusid, et miks mitte just mehelikud mustrid või kujundid see puidust osa kuidagi siia vahele panna. Ma tegelikult olen täitsa... Ma olen mõelnud, aga pole veel jõudnud sinna nii-öelda tegutsemisfaasi, aga olen nagu juba kogunud piltmaterjali, et kus suunas enam liikuda. Et selles mõttes on küll mõtteid, et võiks veel midagi, aga ehetekanti esialgu, aga samas kunagi kindlasti veel midagi seotud puiduga, sest et puidust annab tegelikult väga palju igasuguseid asju teha ja kanda. Et jah. Ja näha on ka tegelikult Merilini terves sellest vestluses seda, et ta jääb truuks sellele, mis talle endale meeldib. Puit, sul on kirg selle vastu
ja tänu sellele see kirg ka tegelikult paistab läbi ehete vastu, sul on kirg, kunsti vastu on kirg ja see paistab ka läbi hästi see, et kui sina usud sellesse, mida sa teed, siis sa oledki edukas, ükskõik, mis sa teed. Noh, ehted on hea näide täpselt, et igaüks enam-vähem teeb, on ju, võib sõbrannadele kinkida, aga ongi see, et edu tagab see, kui kirglik sa selles suhtes oled. Et kas ta on nii-öelda 24/7 sinu mõtetes või siis ta on mingi, et ma ise küll neid kõrvarõngaid ei kanna, on ju. Et no, siis kui sa ise ei kanna neid ja ei fänna neid, siis sul ei ole mõtet ka seda teha. Et seal on alati omad nii-öelda siuksed eelised, kui see on sinu kirg. Et see on nagu üks jätkusuutlikkuse kõige nagu parem näide. Ja seda on mõned sõbrad ka öelnud, et sa teed täie kõikit asja praegu, ilma seda teadmata, kus nagu ilmselt see siis tõesti paistab välja, et hästi mitu inimest on kirjutanud, kuule, see on täiega sinu asi, sest et see on näha kuidagi, et sa armastad seda ja siis tuleb nagu välja ja siis ise ostavad mingi ehte. Ja, et mul on ka väga palju öeldudki see, et kui mul on nagu individuaalne coach'i sessioon, siis ta ütleb kohe peale esimest korda, ma üldse ei kahtle, et sa suudaks seda müüa, et sa oled nii kirglik selles valdkonnas ja sa tahad seda teha, et siis inimestel tekib see kohe see, et et nii äge vaata, et nad tahavad olla osa sinu nagu kirest. Ja see rõõm, millest ma ka alguses esimeses blogis rääkisin, see äri tegemise rõõm, et see ongi see tegelikult, et see ei pea, kui sul on rõõmu ja kirge seal taga, siis sa suudad ka need raskused nagu loovamalt lahendada, et sa hakkadki nagu, et sa ei jää kinni sinna raskusesse, vaid hakkad otsima ikkagi olenemata olukorrast lahendust. Seepärast sa oledki lahenduskeskne tänu sellele, et see on su kirg. Et nii kui ta on midagi sellist, et et ma neid kõrvarõngaid küll ise ei kanna, siis esimene raskus tuleb, siis see on võib-olla ka, et miks keegi teine peaks kandma, et hakkad kahtlema, kui endale nii väga ikka meeldivad, siis miks ta ei peaks. Aga mis sa tunned, et mis tuge sulle on ka nagu veel vaja tulevikus või et mis tugi on siiamaani? Üks ongi see inimestega rääkimine, on ju, keegi nii-öelda juhuslikult tegelikult ütleb, et nii äge, et sa teed, ei anna alla, on ju, et sinule võõras inimene, et see õigetel hetkedel see nagu innustab sind, aga mis tuge sa veel nagu tunned, et veel vajaksid tulevikus? Kindlasti, tuge sealt teadmiste poole pealt, et kuidas teha seda turundust, nagu ma enne ütlesin, ja kindlasti ka raamatupidamine, et sa oskaksid need kõik asjad tasakaalu panna, et sa endale ka nii-öelda selle toote hinnaga liiga ei tee, et ma olen üritanud seda arutada, aga tahaks nagu enesekindlam olla ise ka, et ma täpselt tean, miks mingid asjad on niimoodi nagu on ja palju kulub, mille peale, et mul on praegu väga algeline see tabel, mis mul enda jaoks on tehtud ja kõik see süsteem, et ma tahaks kindlasti nagu selle koha pealt areneda. Et see oma hinna nii-öelda kalkulatsioon on nagu siuke, et sa tegelikult ei oma päris täpselt mitu protsenti see kasum nii-öelda. Jah, see just see, et ma panen ju sinna tööajaga siis, et kuidas ma seda nüüd hindan siis, et palju ma siis ise väärtustan seda aega, et see on ilmselt kõige suurem osa, mis sinna läheb. Et tegelikult seda saab ju kuidagi arutada, sest inimesed seda teevad, aga mul on alati, et ühesõnaga, seal on mingid sellised ebaselged asjad ka võib-olla, et kuidas täpselt. Ja see sõnum on ka mul teile see, et sul ei peagi kõikidest valdkondadest kõige paremad teadmised olema. Lihtsalt alusta ja protsessi käigus, et kui sa alustad niimoodi nii-öelda väikselt, siis ei ole võimalik ebaõnnestuda. Sul ei ole nagu nii suured riskid. Kui sa alustad selliselt, et sa võtad kohe endale 20 inimest tööle, otsid suure laohoone ja nii edasi, et siis sa pead väga täpselt välja mõtlema enne kõik riskid ära maandama, et see ärimudel nagu toimib ja oma hinnad ära kalkuleerima. Aga sellisel juhul, näiteks nagu Merilini näitel, võtad teadmiseks see, et tegelikult esimesed kliendid saavad kehvema toote. Ja seda mõtlesin ka. Ja see ongi okei, sellepärast, et sa kasvadki kogu aeg selles tootearenduses. Ja sul ei ole võimalik ebaõnnestuda just, et kui sa lähtudki ainult iseenda tööst, on ju, ja sa oledki siis kogemuse võrra nagu rikkam, kui midagi juhtub või et ei lähe nii edukalt, et siis oledki nagu kogemuse võrra rikkam. Et ma võin ka siin rääkida, et kui
mul teine laps sündis, siis mul tuli mõte, et ma tahaks imetavatele naistele näiteks toote teha ja imetamissalli. Nii et ma ise nagu nägin, et see oli mul vajadus, on ju. Ja reaalselt me tegimegi prototüübi ära, imetamisnõustajaga rääkisime ja nii edasi ja 5 inimesele andsime katsetada, et kutsusime naised kokku, kellel on siis vaja imetada ja nii edasi. Et see oli nagu huvitav ka tagasiside, et ühelt poolt imetamisnõustaja oli toote puhul täiesti fänn. Noh, ta ütles, et seda on kindlasti vaja, et tema näeb naiste puhul, et seda on vaja oma igapäevatöös. Ja samas need emad ise ütlesid, et nende jaoks on see liiga keeruline toode, et see ei ole kasutajasõbralik. Et see oli nagu huvitav tagasiside, et tol hetkel, mis põhjus, miks ma selle protsessi pooleli jätsin, oligi see, et ma nägin, et see ei ole mu kirg. Et ma rahuldasin iseenda vajaduse ära imetamise ajal, on ju. Et minul oli kasu sellest imetamissallist, aga ma ei oleks nõus olnud järgmised 5 aastat arendama seda imetamissalli kogu aeg. Et esiteks siis mulle peaks meeldima kangas, ehk siis see materjal, nagu sulle meeldib see puit, on ju. Et huvi, kuidas erinevad kangamaterjalid käituvad ja täpselt samamoodi õmblemine siis, et need ei ole need tegevused, mille vastu mul kirg on. Ja see oli tegelikult see, et kuna sellel tootel oli potentsiaali, aga mina ise tundsin tollel hetkel, et ei tänan, aga ma ei kahetse seda, et ma alustasin ju neid prototüüpe, andsin proovida ja nii edasi, et ma mingi vahe oli mul suures toas õmblustöökodas, sõbrannad tulid, aitasid õmmelda ja õmbleja oli üks noor neiu, kes tuli ja aitas mind, et kuidas lõigata jupid valmis ja nii edasi. Noh, et sellest see oli nii äge periood ja väga suur kasu kasvas sellest, et üks nendest sõbrannadest, kes alguses mõtles, et õmblemine ei ole tema jaoks üldse. Ja kuna meie julgustasime kõrvalt, et ta õmbleks meile neid asju valmis ka, siis pärast seda tema hakkas oma laste riideid õmblema. Et noh, juba see on ainukene nagu kasu nii-öelda, et me kunagi ei tea, et tegutsege, sellepärast me kunagi ei tea, mis see tegelikult kasu on seal taga. Et isegi selle näiliselt ebaõnnestumise taga võib olla nagu midagi väga ägedat, mis muudab mõne inimese elu. Ja loomulikult on näha ka, et mis ma esimesel korral rääkisin, et kui sul tuleb idee ja sa ei tegutse, siis keegi teine teeb selle idee ära. Ja väga palju peale seda tulidki imetamisriideid, mis meil ka oli korra mõte teha Eesti imetamisriiete kollektsioon ja asjad ja nii edasi. Riideid ja igasuguseid aksessuaare imetamiseks. Et see teema oli hullult õhus ühiskonnas, see imetamise teema. Et kui seal on kirg, et 2 asja nagu selle toote puhul hästi tähtis ongi see kirg, et see toode on sinu kire nagu edasiarendus. Et muidu sul tõesti ei ole mõtet seda teha. Nii, aga mis sa arvad, et mis nõu sa annaksid siis nendele, kes plaanivad alustada ettevõtlusega? Ja on sellist nõu, et ei tasu karta, hea on öelda, aga samas olen ise läbi proovinud ka, et tuleb julge olla ja ma arvan, et katsetada julgelt ja palju erinevaid nii-öelda neid vahendid oleneb, mis valdkond muidugi on, aga nagu just see katsetamise faas, ja isegi kui ei tule välja, siis uuesti katsetada, et see ei tähenda, et siis üldse ei tule, ega tegelikult see on siuke juba vist teada-tuntud siuke fakt, et see, kes proovib ja ei anna alla, siis lõpus ikkagi jõuab ju siile. Ja tegelikult ideid on väga põnevaid ja ma arvan, et see on väga-väga äge, kui inimene saab teha midagi, mis talle meeldib ja saab nagu sellest nii-öelda töö. Raha ka. Ja, et see on nagu selline väga super asi, mida nimel ma arvan pingutada ka tegelikult. Üks nüanss näiteks, mis ma ka väga oma raamatupidamisklientide puhul, eriti kui on teenusega tegemist, märkan, et just selle hinnapoliitika puhul, et inimesed ei julge hinda küsida. Et meil lihtsalt vahetult enne intervjuud just Merilynile õnnestus üks kõrvarõngapaar lihtsalt siin samas ruumis kõrval maha müüa ja see hinnateema on eriti teenuse puhul. Ma näen näiteks ilutegijate puhul, et kui nad on juuksurid või meikarid, siis nad mõtlevad, et ma ei tea, ma ei julge küsida seda summat, sellepärast et äkki ma ei ole seda nagu väärt. Et
tegelikult ongi see, et kui sa teed seda kirega, sa pead uskuma ka iseendasse selle poole pealt, et sa oled väärt seda raha. Ja ma tean, isegi minul, kaua ma olen ettevõtja, on seesama nagu teema ikkagi veel õhus, sest sul mingi hetk tuleb siuke, et ma teeks talle mingi soodustuse näiteks, et aga sinu töö on niikuinii tehtud, olenemata, kas ta on nagu hea sõber või mitte, et julgege küsida õiglast hinda ja tihti kallim hind tagab parema turu. Mõnes nišitootes väga tugevalt, et jälle mul tuleb meelde üks tuttav, kes teeb ehet, Milli Maier, ma ei tea, kas tead, tal on metall, on see materjal, mis talle meeldib ja siis põhimõtteliselt sepp siis valmistab, see on mingi juukseehe selline klambrilaadne asi ja kodulehel hinda üleval ei ole. Et kuulujutud käivad, et see oli vanasti mingi $500 000 või midagi siukest kroonides. Et ma ei teagi, palju see ühe ehte hind praegu on. Ja reaalsus tema turundamine on hoopis teine, ehk siis tema käibki välismaa messidel ja moenädalatel oma ehtega. Et hoopis teisel tasemel see nagu see kliendi profiil on see, keda tema soovib nagu kõnetada. Et ongi oluline ka mõelda see, et Hiina poliitikaga, et mis sõnumi sa annad välja tegelikult oma klientidele. Et see ei tähenda, et sa pead hullu kõrgeks ajama hinda, aga lihtsalt, et see on nagu oluline vahe. Ja julgelt enesekindlalt küsida seda hinda, mis sa tead tegelikult, et sa oled väärt ja see toode on seda väärt. Nii. Aga ma arvangi, et nüüd siis on kõik, ma sain kõik küsimused enamasti ära küsida. Ja on sul veel mõtteid? Ei, siuke rõõm. Väga äge, et sa sellist asja üldse teed. Veel ootan huviga, et mis inimestel veel mõttesse tuleb. Ja, et ma arvan ka, et sinu nagu ehted inspireerivad neid koolitusel osalejaid kindlasti. Et just näha, et tootearendus on pidev protsess ja selle poole pealt, et ei tasu alla anda, kui see sinu kirg on. Et see on nagu see. Nii on lihtsalt. Ja tegutsema peab, mitte ainult mõtlema. Et see on tõesti see üks faktor. Aga selge. Kohtume järgmises loengus ja kindlalt andke tagasisidet siis videole sellega, et pange kirja, kuna te selle ära vaatasite. Ja ka mida uute õppisite siit videost. On ju? Tšau!